Tere! Tartu Ülikoolis on võimalik omandada mikrokraad, kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine. Vaatame lähemalt, mida see endast kujutab. Miks on vaja linnadega tegeleda? Linnastumine jätkub nii meil kui mujal suure hooga. Ka tulevikus elab suurem osa inimesi linnades. Koondumise ja läbimõtlemata ruumilise arengu tõttu on linnad väga haavatavad energia- ja looduskriisides. Inimese heaolu ja tervis sõltub aga otseselt sellest keskkonnast, kus ta elab. Selleks, et linnad oleks paindlikud ja kohaneks paremini kliimamuutustega, et seal oleks endiselt mõnus olla ja seal oleks tervislik elukeskkond, selleks on vaja praegusest enam oskusi. Mis need oskused ja teadmised on? Me peame aru saama, mis globaalselt toimub. Toimuvad väga suured muutused, et nendega kohaneda, et neid leevendada. Linn on süsteemide ristumispunkt. Siin on küte, siin on transport, energeetika, elamumajandus, aga ka näiteks haridus. See on mingis mõttes nagu aed. Siin kasvavad erinevad sordid ja liigid ja selleks, et neid õigesti väetada ja kärpida, et nad kasvaks ja areneks, selleks pakub mõtlemisainet ja tööriistu meie süsteemsete sekkumiste raamistik. See võimaldab mõelda ja kujundada tuleviku linna niimoodi, et ei takerduks oma kitsama eriala kodupimedus. Mida ma teada saan? Saad teada, kuidas kujundada nii praegu kui ka tulevikus meie linnastunud piirkondades maakasutust, liikuvust ja elurikkust. Ja teha seda sellisel moel, et see oleks tervislik, kestlik ja paindlik, sobituks meie kogukondade vajadustega ja arvestaks meid eesootavate muutustega. Saad ka teada, mis on sinine ja mis on roheline linn. Kuidas suurendada meie linnades elurikkust ja kuidas kokkuvõttes arendada sellist linna, kuhu inimesed ja loodus koos ära mahuvad. Miks ma siin õppima peaksin? Selle programmi keskmes on linn kui tervik. Siin saavad kokku loodusteaduslik ja sotsiaalteaduslik vaade. Õppida saab suurepärases seltskonnas, sest nii kaasõppijad kui õppejõud on inspireerivad teekaaslased. Ootame kõiki, kes on huvitatud, kuidas luua tervislikku ja muutustega kohanevat elukeskkonda ning kestlikke liikuvuslahendusi. Teretulnud on näiteks kohalike omavalitsuste juhid, arendusnõunikud, ruumi- ja transpordiplaneerijad, maastikuarhitektid ning häid ruumilahendusi loovad kogukonnaliikmed.